Tere, armas! Olen Triinu. Tulen siia laivi, sest et olen saanud paar kirja seoses rahaga ja siis ma mõtlesin, et ma tulen sulle vastan. Et kui sina oled täna sellises olukorras, nagu mina seda olin 10 aastat tagasi, ehk siis rahulolematu, hirmudes, pinges, stressis, väga suures puuduses, lapse energias, mees energias ja igalt poolt oli nagu maandamata inimene, kui sina täna seal oled. Ja kui inimene on selles kohas, siis ta on, ütleme niimoodi, et see on nagu see koht, kus me tegelikult inimestena ärkame. Me tegelikult ärkamegi inimestena selles kohas ülesse. Sa tunned, et su elu täiega sakib. Ja just niimoodi me ärkamegi. See ei ole selles mõttes mitte midagi erilist. Me kõik oleme nii ärganud. Ärkasin mina ja kõik, kes tegelevad iseendaga, on olnud täpselt selles samas kohas. Kõige alumisel astmel oma elus. Võib-olla on ka neid, kes on võib-olla paremas olnud. Ma ei tea, võib-olla on. Ja see tähendab seda, et kui nad on nagu selles alumisel astmel, siis sa tunnedki ennast, esiteks sa tunned ennast rahulolematuna, sa tunned ennast igatepidi nagu ära selles kohas, kus sa oled olnud väga tubli naine, sa oled väga tubli naine olnud, väga tubli mees olnud, sa oled kõike teinud, sa oled kõikide eest hoolitsenud, sa oled kõike andnud. Ja täna sa oled selles kohas, kus sa võib-olla oled täiesti kohas, kus sul on 0 eluenergiat. Ja sa võid täna kuskil olla voodis ja just sellepärast, sest et sa oled nüüd üles ärganud. Sest enne seda sa rallisid ringi, olid see naine või mees, kes siis tahtis näidata, kui äge ja võimas ta on. Ja sa üldse ei teadvustanud, millistes uskumustes sa ringi jooksed. Nii et palju õnne, kui sa oled ärganud ja oled aru saanud, et ma olen ikka nagu täitsa nagu elanud sellist elu, et ma ei ole teadvustanud, mis minu sees toimub. Nii et selles mõttes sa võid õnnitleda, kui sa oled üles ärganud. See on väga hea asi. Ja nüüd on see koht, kus on nagu rahakoolitus ja siis see raha ärritab sind megalt. Ta ärritab sind nii palju, et see nagu, ja just selle koha peal, kui palju keegi küsib. See lihtsalt ärritab sind, sellepärast, et sa ei ole ise enda sees enda uskumusi korda teinud. Siis see ärritabki. Mind ärritas samamoodi. Mõtlesin, ma ei jäta ennem järgi, enne kui ma saan raha energia niimoodi, et ma tunnen oma väärtust, ma tunnen küllust, ma tunnen ja elan ja säran. Vot sinna tahtsingi jõuda ja ma täna tunnen seda täiega. Ma ei rapsi ringi, nii nagu vanasti, ma teen seda, mis mulle meeldib, ma tegelen oma vaimse ja füüsilise kehaga, et ma ei ole enam see naine, kes siis tahtis näidata, kui lahe, ma nüüd teen seda ja teen teist, et minu vana mina oli selles mõttes see, et ütleme niimoodi, et see on see tõestamine. Et kui ma veel kuskil otsas tõestan, siis ma märkan seda, et see tõestamine ja miks inimesed läbi põlevad või miks inimesed ongi selles kohas, kus nad on rahulolematud nii tööandja peale, töö peale, raha peale. Sellepärast, et sest sa oled ärganud ja sa ei ole veel iseenda väärtuseni jõudnud. Ja sa oled tõestanud ennast läbi töö. Sa oled tõestanud ennast läbi töö, sellepärast, et sa oled arvanud, et see töö ongi kõige olulisem ja töö on see, mis siis
et kui on, nagu kõik rääkisid, et mida rohkem sa teed tööd, seda rohkem on sul raha, aga sina oled läbi põlenud. Ja siis teeb selles mõttes meele mõrudaks küll, teeb küll. Ma olin seal. Nii et selles mõttes, kui sina tahad endaga tegeleda, sul tuleb lihtsalt sealt kastist välja ronida. Ja see ongi see koht, et sa hakkaksid oma elus rohkemat lubama. Minu arust see ongi see koht, kus inimene ütleb, et ma ei saa endale midagi lubada. Loomulikult, kui sa oledki selles kohas, kus sa töötad kellegi heaks ja sinu rahapuu on kellegi teise aias. Loomulikult, sul ongi piiratud kogus, aga mis siis, kui sa hakkad ise looma, mis siis on? Sa saad ju lõpmatult luua, sul ei ole lage ees. Lagi tulebki ette siis, kui me oleme kuskil kellegi juures ja siis me ei julge edasi liikuda ja siis me ei julge ka selles mõttes hakata iseenda tööandjaks. Me ei julge, sellepärast et siis tekib selline, kas ma saan hakkama, siis tekivad hästi palju hirme, aga ma võin öelda sulle täna seda, et mida rohkem sa just lähed sinna kohta, kus sa hakkadki just ise asju tegema, siis seda rohkem sa kasvad inimesena, seda rohkem sa kasvad. Sest et mida mina olen elus näinud? Ma olen näinud neid lugusid ja neid inimesi, kes siis näiteks, kus siis inimesed on kaotanud oma töö. Nad on kaotanud oma töö ja selle asemel, et mõelda, et vau, ma saan nüüd midagi suurt teha, on inimesed kaotanud pea. See on otseses mõttes ja on teinud tegelikult sellepärast, et nende sees on olnud seotud see, et ma olen väärtuslik siis, kui ma teen tööd. Ja kui töö ära kaob, siis tal ei ole enam kuskile toetuda, sest tema väärtus on seotud tööga. Või siis on teine asi, väärtus on seotud rahaga. Ehk siis kõik, kus sina täna oled, mis sind trigerdab, siis raha on kõige ausam. Raha on kõige ausam koht. Et sellepärast me hakkamegi seda rahakoolitust tegema. Sellepärast, et inimesed ei kaotaks nagu pead, kui neil kaob töö ära. Kui minul selline asi juhtus, siis tekib väga suur selline hüljatuse haav. Ma tean, see on vaja tervendada. Aga see ongi sellepärast, et universum annab sulle järgmisi samme. Muidu ta ei annaks ju. Muidu sa ei saaks mingeid samme, kui sa istud seal ühe selle töö küljes. Nii et need on sammud, mis tuleb hakata edasi liikuma, sest et see frustratsioon lõhub sind, hirm lõhub sind. Kui sa oled väga kaua hirmudes ja negatiivsetes tunnetes, siis tegelikult mis juhtub kehaga? Keha väsib, keha on pinges, keha on stressis. Ja kus on siis see elujõud? Kus on siis see elujõuline naine või mees, et teeks midagi ägedat? Ei ole. Nii et sellepärast on ülioluline, et sa hakkad tegelema täna oma hirmudega ja muudad ära enda sees olevad uskumused. Ja kui sa kirjutad, et mul ei ole võimalik, siis leiame lahenduse. See on see koht. Sa pead ise tahtma seda lahendust. Et see ongi see koht, et kui sa ise tahad, siis alati tullakse vastu. Mina tulen ka. Aga sa pead ise küsima seda. Nii et kui sind huvitab täna elada niimoodi, et sa ei tõesta ennast läbi töö, et sa lood seda, mida sulle meeldib, et sa saad aru, kes sa oled, miks sa siin oled, siis kui sul on need küsimused, siis sa saad nendele järgneda. Aga kui sa oled täna sellise suhtumisega maailma, et ma ei tea, kus ma ikka lähen ja mis ma ikka teen ja no siis ei saa mitte midagi, selles mõttes, et siis see ongi see pool, et universum ei saagi sulle midagi anda, sest sa oled selles lapse energias veel. Et siis ongi see koht, kus sa hakkad kasvama. Kasvama just sinna kohta iseenda väärtusesse.
sest inimesed, kes ei julge raha küsida, on näiteks üks nendest kohtades, et kui sa lähed näiteks tööle ja sa ei julge raha küsida, mis siis saab? Sa selles mõttes oled pinges, stressis ja pool raha, mida tegelikult võiksid sa küsida, jääb ju saamata. Nii et sinu enda arvelt. Nii et kui sul on täna raha osas teemasid, siis ootan, hakkame neid korda tegema. Miks sa peaksid olema ärevuses ja kuskil kinni oma raha teemas? Ei pea. Sa võiksid selles mõttes täiel rinnal laulda, tantsida ja teha seda, mida su hing tahab. Ja sellest rahulolematusest välja tulla. Ja tulla iseenda särasse. Nii, ühesõnaga selline väike live teile siia. Mõnusat päeva. Tšau, tšau.